Tere ka minu poolt. Olen siis, nagu juba öeldi, kapten Pauliine Nettan ja olen Kaitseväes olnud nüüdseks saab 13 aastat see sügis. Et omajagu aega, omajagu kogemust, mida teile edasi anda, ma proovin selle mahutada kõik siia 30 minuti sisse. Sündinud siis 91, ehk siis saan see suvi 32-aastaseks ja aitäh! Ja nagu ütlesin, siis 2010 läksin siis ajateenistusse pioneeripataljoni. Sealt edasi otsustasin koheselt minna, või tegelikult ma otsustasin juba enne ajateenistust minna sõjakooli, eks ma katset tegin juba enne ajateenistust. Ja siis põhimõtteliselt peale ajateenistust läksin siis kohe sõjakooli, 3 aastat sõjakooli, peale mida siis nüüd siiamaani olen töötanud pioneeripataljonis ja vahepeal siis käisin veel täiendavalt õppimas, ehk siis magistrikraadi omandamas samamoodi Kaitseväe Akadeemias. Väga veider on rääkida, kui oma häält kuuled peas. Ja ma räägin peamiselt, ütleme siis oma tegevteenistusest, hästi põgusalt ajateenistusest, natukene sõjakoolist, aga kuna teile juba ajateenistusest räägiti, siis minu kogemus on 10 aastat tagasi, et see on natuke teine, kui see on praegu, et ma väga pikalt sellest rääkima ei hakka. Selline noor ja roheline ma olin 2010, kui ma ajateenistuse läksin. Hästi palju on küsitud, ei, mul ei ole ükski sugulane kaitseväelane, mul ei ole vanemad Kaitseliidus, 0 seost Kaitseväega, kuskilt see mõte järsku tuli, et võiks Kaitseväe Akadeemiasse õppima minna. Ja ma ei tea, mis mu peas toimus, aga see ajateenistus ei tundunud nagu mingi eriline asi, mida läbi teha too hetk. Mõtlesin, et proovin ära, mis siis ikka. Ja kuna ma käisin katsetel suvel, sõjakooli katsetel, siis ma ei saanud enam minna 11 kuu ajateenistusse, ma ei jõudnud enam, see oli juba peal. Ja ma ei tahtnud aasta aega oodata ka ja läksin seetõttu siis oktoobris ajateenistusse ja olin siis 8 kuud pioneeripataljonis ajateenija. Ja nii-öelda ametikohalt siis olin ma laskursanitar, ehk siis ma sain selle lühikese meditsiini väljaõppe ja oma jaos siis andsin meditsiiniabi oma jaokaaslastele. Nii palju võin öelda, et ajateenistus oli lahe. Minu arvates oli selles mõttes lihtne, et sa pidid lihtsalt tegema seda, mis sulle öeldi. Sul on mingi kindel list reegleid, mida sa pead järgima. Kui sa seda teed, siis keegi su kallal väga palju ei melise ja nagu iseenesest on lihtne. Ehk siis nagu põhimõtteliselt oleks kodus, pead vanemate sõna kuulama ja siis läheb lihtsalt nagu internaatkool, 13. klass, käid tundides, õpid, hoiad oma kooliasjad korras, käitud nii, nagu vanemad käsivad ja ongi kõik hästi. Et selles mõttes nagu midagi keerulist ei olnud. Füüsiliselt oli kindlasti raskeid hetki, aga mitte midagi sellist, mis oleks nagu ületamatu. Et pigem oli küsimus tahtejõus ja sellises pealhakkamises, et ei löö risti ette, proovid kõik ära, mis ette tuleb. Ja nii ta läks. Et nagu ma ütlesin, siis ma väga pikalt sellest rääkima ei hakka. Soovitan proovida ajateenistust. Et hea võimalus praegu on see 90 päeva, lähed kohale, vaatad ära. Sa saad tegelikult vähem kui 90 päevaga aru, kas see on mulle või ei ole. Ja siis saad oma mõtted edasi teha, et kas sa tahad jääda või ei taha. Vot, okei. Lähme edasi. Kaitseväe Akadeemia on peaaegu nagu ülikool, samas nagu natuke mitte ka, ehk siis kohal pead käima, tunde ise nagu väga valida ei saa. Jällegi minu kogemus on, ütleme, 6-7 aastat tagasi, võib-olla vist natuke rohkem juba, et päris sama süsteem seal nüüd enam ei ole, aga suures pildis on sama. Ehk siis pool aega õpid selliseid tavalisi aineid, matemaatikat, inglise keel, mis meil seal kõik oli, tavapärased tsiviilained ja pool aega on siis metsalaagrid, sõjaväe oskused, ülema igasugused juhtimisoskused, mis sa pead seal selgeks saama. Et siuke, ütleme 50-50. Ja mis seda eristab tavakoolist ongi siis see, et kohal pead olema ja mingid perioodid siis oled esmaspäevast reedeni väljas. Ja saad palka samal ajal, kui sa õpid, mis on väga suur boonus.
et see oli ka üks asju, mis ma mõtlesin, kui ma akadeemiasse läksin, kandideerisin, ma vaatasin, see oli krooni aeg, täpselt niimoodi, et ma kandideerisin 2010 lõpus tuli euro ja siis ma vaatasin krooni ajal veel seda stipendiumit, mis makstakse, see oli vist mingi 6000 krooni või 7000 krooni, see tundus mingi meeletu summa. Et sa lähed sellest, et sa saad ema käest heal ju 100 krooni kuus ja siis selle peale, et sa õpid ja samal ajal sulle makstakse 7000 krooni. Et see oli üks väga suur motivaator, ütlen ausalt, sinna kooli minemisel. Ja lisaks tundus niisama lahe, et midagi teistmoodi, natuke rohkem mingit ägedaid asju teha. Umbes nii mu peas need mõtted olid too hetk. Vot, midagi keerulist ei olnud. Selles mõttes ajateenistusest on ta nagu, kuidas ma ütlen, mitte võib-olla lahedam, aga ta on selles mõttes toredam, et seal juba kõik on sellised, kes tahavad seal olla. Et ütleme ajateenistuses, su ajateenistuskaaslased, pooled neist on seal sunniviisiliselt, kolmandik ei viitsi võib-olla midagi teha, et seal on selline, sa pead nagu nende teiste inimestega ka arvestama ja hakkama saama. Sõjakoolis kõik on vabatahtlikult ja see tähendab ka seda, et nagu positiivset silma paista on tunduvalt raskem, kui on ajateenistuses. Et nagu ma ütlesin, ajateenistus on lihtne, teed asjad ära, kuulad sõna, õpid ja siis oled nagu suht seal top 10, nende 3 lihtsa asjaga. Et sõjakoolis nii lihtne ei olnud, seal pidi juba natuke rohkem pingutama. Aga jah, jällegi ma väga pikalt akadeemiast ei räägiks. Ma ei tea, kas teile räägitakse akadeemiast äkki eraldi ka. Et nagu ma ütlesin, siis mu kogemus on juba natuke aegunud. Et seal need süsteemid on vähem muutunud. Nii. Ja kõige olulisem osa ehk siis teenistus peale kooli lõpetamist. Ehk siis kuna mina õppisin Kaitseväe akadeemias, siis ma olin nii-öelda ohvitser, mis tähendab seda, et sellest hetkest peale, kui ma akadeemiast ära tulin, kuni siiamaani olen ma siis olnud erinevat tüüpi üksuste ülem. Et alustasin rühmaülemana, rühmaülem on siis see, kes saab endale umbes 30-40 sõdurit, ehk siis ajateenijad, ja peab siis hakkama neid õpetama, nende igapäevast sükest eluolu korraldama, nende probleemidega tegelema ja üleüldse kogu see ajateenistus, mis see sõdur seal on, enamus ajast tegeleb temaga siis kas rühmaülem või rühmavanem. Et need ülesanded on üsna sarnased, nad pooleks jagatud. Aga jah, eks siis sa tegeled ajateenijatega. Ja ütleme siis sellise juhtimiskogemuse või juhtimisalase või üldse nagu juhtimise poole pealt ta on mõnes mõttes ainulaadne see kaitseväes töötamine ajateenijate peal just seetõttu, et sul on nagu inimesed, kes on sunniviisiliselt su alluvuses. Et ütleme, kui sa oled kuskil tsiviilis mingi üksuse juht, et sa mingis mõttes ikkagi saad endale inimesi kõrvale valida, sa saad omale meeskonna võib-olla valida, sa saad inimesi lahti lasta, kui nad sulle ei sobi, juurde võtta selliseid, keda sa tahad, siis ülemana kaitseväes on teistmoodi, et siin on need inimesed, lepi sellega ja saa hakkama. Et ütleme, see on omamoodi huvitav ja samas ka võib-olla omamoodi keeruline. Aga ütleme, et need esimesed 3 aastat, mis ma olin, või 2,5, mis ma olin rühmaülem, olid siiani teenistuse mõistes kõige sellised huvitavamad. Et kõige rohkem sellist tegevust väljas, kõige rohkem just sellist füüsilist ise nagu käed külge panemist, mis sul ülemana on. Ja kõige rohkem sai nalja kindlasti, sest sa puutud otse vahetult ajateenijatega kokku. Et see on väga selline väljakutseid pakkuv, aga väga põnev. Et natuke kõik, kes tulevad sealt rühmaülema koha pealt ära mõned aastad hiljem, igatsevad nagu seda rühmaga töötamist. See on selline nagu natuke igatsed, samas nagu ei taha kunagi tagasi minna, et siuke 50-50 tunne jälle. Et see oli väga lahe aeg. Ja sellist otsest kokkupuudet ajateenijatega rohkem nagu ei tule, kui sa oled rühmaülem ära olnud. Et peale rühmaülemaks olemist siis järgmisena sai must kompaniülem abi. Hästi igav, siin ei olegi väga pikalt midagi rääkida. Kompaniülem abi on see, kes planeerib kogu siis, ütleme, kompanii siis
ütleme hästi nagu lihtsalt öeldes koosneb mitmest rühmast, tavaliselt sihuke 3-4 rühma, ehk siis seal ütleme 100+ inimest, sõltuvalt kompaniist, sõltuvalt see suurusest, 150 võib-olla mõnes, et kogu selle pundi siis väljaõpet peab see kompanii ülema abi siis planeerima. Ehk siis su töö, kui sa mõtlesid, kui need miimid on alati, et mis mu ema arvab, mis ma teen ja mis sõbrad arvavad, mis ma teen, et kui kõik arvad, et sa oled püssiga kuskil põõsa all, siis tegelikult enamus aega sa toksid mingit Excelit arvuti taga, et seda teeb kompanii abi. Et seepärast ma ütlengi, et see on igav, seal ei ole väga midagi põnevat nagu välja tuua. Kellele meeldib selline asi, siis muidugi, ma ei saa, nagu võib-olla igav on valesti öeldud, aga ta ei ole nagu selline väljas ringi jooksmine ja relvaga põõsas varitsemine. Et ta on arvutitöö suuremas osas. Ja minu arvates isiklikult nendest kõikidest teistest ametikohtadest või teistega võrreldes kõige selline igavam koht, kus ma olen olnud. Siis lisaks, mis ma veel olen teinud, olin kursuse ülem, siis põhimõtteliselt sama nagu rühma ülem, aga sa tegeled natuke rohkem administratiivse poolega, sa annad tunde ja nii edasi, et aspirandid olid mul seal kursusel, neid oli vähem, kui on rühmas inimesi, neid oli vist mingi 15 inimest ja siis ma nii-öelda viisin neile seda aspirandi kursust läbi. Et jällegi sihuke põnev, sa õpetad seda ajateenistuse kõige nii-öelda kõrgemat taset siis, ehk siis neid, kes jõuavad aspirandiks ja nendega on mõnes mõttes tunduvalt lihtsam, teistpidi jälle väljaõppe on keerulisem, ehk siis sult endalt on nagu rohkem nõutud, et see enda teadmiste baas peab olema suurem, kui on rühma ülemana. Ja siis vahepeal käisin 6 kuud missioonil Afganistanis. Jällegi kõik kujutavad ette nüüd mingit kõrbes sõdimist, siis mina olin seal staabiohvitser, ehk siis põhimõtteliselt võib seda nimetada välislähetuseks. Ma läksin nagu lihtsalt Afganistani riiki, seal sees olevasse Saksa baasi, ja seal tegin kontoritööd enamus ajast. Mingil määral andsin ka seal mingid kursuseid, viisin läbi kohalikele ja nii edasi, aga see ei olnud mingi selline, ma kuskil kellegagi sõdimas ei käinud. Et ta oli samamoodi väga huvitav, seal oli hästi palju erinevast rahvusest inimesi, seal oli vist 24 eri riiki esindatud selles baasis ja ta oli nagu selline rahvusvahelise suhtluse ja välismaalastega töötamise mõistes väga hea kogemus. Aga jah, ei olnud mu elu seal ohus nagu otseselt ega midagi sellist, et pigem oli just sihuke põnev lühike ots teistmoodi tööd teha. Ja üldiselt neid ohvitserina, neid välismissiooni, meie ütleme nende kohta võimalused, sest et enamus meist tahavad minna, et see on alati midagi sellist, mida sa tahad teha. Number 1 on väga hea kogemus ja teiseks on, sa saad lisatasu, päris hea palk on missioonil olles, et alati või enamus ikkagi kaitseväelasi tahavad missioonil ära käia. Et seepärast me ütleme, et see on nagu võimalus ja neid võimalusi ei ole väga palju ohvitserina. Et see on väga hea, kui saab käia. Ja sellest vist kõik, et sealt edasi läksin siis tagasi kooli magistriõppesse. Nüüd ma varsti pean enda ühest tiitlist loobuma, et minu teada praegu keskastme kursusel on veel 2 naist, kes lõpetavad äkki, ma ei tea, kas see suvi või järgmine suvi, siis ma ei olegi enam ainuke, et siis ma pean selle maha tõmbama sealt listist. Magistriõppe, see on jällegi täiesti tavaline koolis õppimine, välja arvatud siis see, et tundides nagu valikaineid oli vähe, mõned üksikud vist olid, aga põhimõtteliselt ikkagi pead kohal käima ja palk jookseb edasi, kui sa õpid. Ehk siis see palk, mis mul eelnevalt oli, siis magistriõppes käimise ajal jooksis see edasi. Ja ma käisin veel sellisel huvitaval ajal, kui oli COVID. Ma läksin 2019, läksin kooli. 2020, nagu me kõik teame, siis tuli see hullus. Ja pool
ütleme sellest 2 aastast praktiliselt 1 aasta ma olin koduõppel. Ja siis nagu ei saa kurta selle elu üle, et sa istud kodus, õpid ja siis su palk jookseb. Et päris hea oli. aga jah, et see on väga suur boonus kaitseväes üldse õppimise puhul. Alati, kui kuskile kursusele lähed, kui sa midagi õppima lähed, siis see kõik on nagu, sa ei pea ise selle eest maksma. Et sul palk jookseb edasi ja see õpe on tasuta. Et on väga palju võimalusi ennast täiendavalt harida ja koolitada. Ja ütleme, siis tuli nagu selline kõige olulisem, mis nendest kõikidest, kui ma enda jaoks kunagi mõtlesin, mis ametikohtadel ma tahaks teenida, siis see kompanii ülema koht oli selline üks kindel nagu ristike, mille tahaksin saada. Ja õnneks mul see võimalus tekkis, et kõik ohvitserid sinnani ei jõua. No ütleme, ma arvan, et äkki mingi pooled, võib-olla rohkem, võib-olla mingi 70%, kes alustavad siis rühmaülemana, saavad siis lõpuks kompanii ülemaks. Et siiamaani olen praegu kompanii ülem. Et see on selline, ma ütleks, kui rühmaülem oli võib-olla kõige põnevam, siis kompanii ülem on võrdselt peaaegu sama põnev, aga ta on omakorda nagu väljakutsetega, et sa ei tegele enam otse ajateenijatega, vaid sinu alluvuses on tegevväelased. Et näiteks mul on praegu 14 alluvat, kes on siis otse minu alluvuses või vahetult minu alluvuses. Ja siis omakorda nende rühmad või siis minu kompaniis olevad rühmad, kus on siis circa 150 inimest. Et siuke 160-170 inimest punt, kes on tegelikult kõik sinu vastutada. Et see on suur vastutus, aga samas see on ka väga huvitav. Et just tegeleda vahelduseks otse vahetult tegevväelastega on hoopis tegelikult midagi muud kui ajateenijatega. Et see on omamoodi väljakutse ja väga põnev. Ja sul on hästi palju otsustusvabadust. Et ütleme, rühmaülemana sa saad endal tunniplaani ette, alustad hommikut, vaatad tunniplaanist, nii täna ma annan, ma ei tea, relvaõpet 4 tundi ja siis mingit muud tundi 4 tundi, siis lähed sinna sõdurit ette ja räägid bla, relvast ja siis veel mingist asjast, et nagu sa ise nagu väga palju valida ei saa, mis sa teed. Et see on sulle ette öeldud, sa saad seal tunnis sees mõelda, et kuidas ma oma relvaõpet läbi viin, see on sinu otsustada, aga sa teed seda, mis sul on ette nähtud. Kompanii ülemana sa saad nagu juba rohkem mängida, näiteks mis nädalatel, mida ma tahaks oma kompaniiga teha, kus me oleme ja üldiselt, ütleme siis kompaniist järgmine tase, mis on pataljon, siis pataljoni juhtkonda annab kompanii ülematele päris palju. Nüüd, ma arvan, et see oli vanasti ka nii, aga nüüd praegu on minu arust eriti nagu antakse hästi palju ise otsustusvabadust, et sa saadki ise juhtida seda oma üksust nii, nagu sa tahad, panna neid tegema neid asju, mida sa arvad, et nad peaksid tegema ja nii edasi. Et see on nagu hästi huvitav ja mis nagu on kõige parem minu arust selle kompanii ülema töö juures, et sa ise saad suunata oma üksust nii, nagu sa tahad, või selliseks, nagu sa tahad, et nendest saaks. Vot. Aga kõik ei ole nagu selles mõttes lilleline, et eks seal on keerulisi kohti ka. Ikka inimestega töötamine, ma ütleks võib-olla kõige keerulisem on just selline inimeste omavaheliste konfliktide lahendamine. Et ajateenijatega on natuke lihtsam, nad nagu on, neil ei ole selles mõttes valikut ja neil ei teki ka sarnaseid konflikte, et nad võib-olla omavahel kraaklevad ja see läheb taast üle. Tegevväelastega on natuke teistmoodi, et seal peab seda laveerimist rohkem olema. Nii, palju mul aega on? Okei, lähme edasi, muidu ma jäängi siia rääkima. Lihtsalt mõned asjad, mis ma enda kogemust ütlen, kui sa oled naisterahvana kaitseväes, et millega võib-olla tuleb arvestada. Kaitsevägi on meeste maailm, pole midagi teha. Üks asi kindlasti, ei ole ühtegi tööd, mis on nagu meeste töö kaitseväes. Et ma olen teinud igasugused asju, mis siin piltide pealt näha, igast mootorsaega töötamised, erinevate tööriistadega töötamised, traktoriga, kopaga kaevamine ja nii edasi, et tuleb ise olla lihtsalt sellise suhtumisega, et kõike ma saan proovida, kõike ma saan teha ja tegelikult see kõik on suht äge, et
et kindlasti, kui keegi läheb ajateenistusse või kui teil on plaanis, siis minna sellise suhtumisega, et ei ole ühtegi asja, mida mina nagu naisena ei peaks seal tegema. Ma proovin kõike ja noh, loogiline vastavalt siis oma võimetele, et kui ma olen ikkagi 50-kilone väike naisterahvas, siis keegi ei anna mulle seda 15-kilost tankitõrjerelva, et nüüd sina oled tankitõrjul. Et samamoodi nad ei anna seda ka sellele 60-kilosele poisile. Et inimestele leitakse ülesanded vastavalt nende võimekusele, aga proovima peab kõike. Ja ise nagu olema hakkaja, et ma küll proovin ja kui ei saa, siis ei saa. Viimane minut. Okei, kiirelt siis. Füüsiline koormus on suur, on suurem, kui te olete harjunud, kui teil igapäevaselt praegu on. Kes on võib-olla mingi väga kõva sportlane, sellel võib-olla on tavaelus sama suur, aga kindlasti sellega tuleb arvestada, et kui on mingid juba tervislikud asjad, mis võivad probleemiks kujuneda, siis kindlasti tuleb nende peale mõelda, et need hakkavad võimenduma ajateenistuses ja kaitseväes üleüldse. Ja tervis ja hügieen, et hügieen just, et kes mõtleb, et 3 päeva duši all käimata ma küll hakkama ei saa, siis ajateenistuses läheb põnevaks. Et siuke 5 päeva ilma sooja veeta peab olema see, millega saab hakkama minimaalselt. Muidu ei ole võimalik lihtsalt. Nii, siin tõesti suured silmad. Tegelikult on kõik tehtav. Meil on beebilapid ja igasugused süsteemid. Et kiired plussid. Esiteks, väga põnev töö. Soovitan proovida, ma räägin, see on äge. Et ma õnneks ei jõudnud teile siin neid väga palju neid halbu asju rääkida, nii et kõik on väga positiivne. Sport on see, mida kaitsevägi süvendab, mida toetab, kuna te peate olema füüsiliselt võimekas. Siis need tingimused on loodud selleks, tasuta trenni võimalused, jõusaalid, värgid, särgid. Kuni sinnamaani välja, et te saate tasuta teha endale treeneri paberid, mis võimalust mina kasutasin. Ja siis ma saan ujumistrenne anda. Veel, ja kaitsevägi maksab mulle ujumistrennide andmise eest veel eraldi. Et nagu neid võimalusi on väga palju. Ja hästi ruttu siis need nii-öelda millega arvestada, võib-olla miinused, igasugused loodusnähtused, putukad, külm, uni, magamatus, kõik see, et see on kindlasti, ilma selleta ei saa. Kui tervis hakkab jupsima, kui ma olen halvasti maganud, siis tasub mõelda. Et jah, siin ärkad hommikul telgis luuk on kinni, sest mingi putukas hammustas on täiesti tavaline nähtus. Ja siis nii kaua, kui ma siin ära kõnnin, siis saate mu soovitusi lugeda, et ei kõnni veel? Siis nii kaua, kui ma küsimustele vastan, saate soovitusi lugeda.